No tervist, olen Illar Kohvi näevalt ja täna on siis esmaspäev, 23. august aastal 2021 ja ilm on selline vaikne praegust, vihma ei saja. Aga täna on siis ka Balti keti aastapäev ja nagu me teame, et täna ka siis toimub selline Balti kett, ühesõnaga, aga ta toimub nagu teises mõttes, ühesõnaga, et ta toimub nende igasuguste idiootsete piirangute vastu ja inimõiguste vastu, tähendab jälle inimõiguste eest seismise vastu, et peaksime inimõiguste eest seisma sõnaga. Ja nii et nagu me teame, et 26. augustist ehk siis neljapäevast on meil taas jälle piirangud peal, nii et bussis juba nädal 2 juba peame maskiga käima ja nüüd ka kauplustes maskiga ja muudes avalikes kohtades, nii et maskiparaad jätkub. Aga selle vastu tuleb võidelda. Nii, see on nagu tänase päeva teema. Aga ma tahaks nüüd ka rääkida sellest, et eile ma olin maruvihane Tori vallavalitsuse peale, sellepärast et ma saatsin ühe kirja küsimusega Tori vallasekretäri emaili peale ja mulle tuli sealt kohe automaatne raport ja sõnaga, et minu kiri on blokeeritud. No ma ütlesin, no toho kurat, mis see siis on, et ma saatsin siis Tori vallavanem Lauri Luurile saatsin kirja, no tema oskan ka kohe vastata. Ja siis täna õhtul ma siis vaatasin uuesti, olid mulle siis vastanud siis nii Tori vallasekretär kui ka vallavanem Lauri Luur ja selgus, et tegelikult, et see e-mail, et vallasekretär@torivald.ee ei toimi ka enam, sõnaga, et nüüd on vallasekretäril hoopis vallasekretäri nimeline e-mail, sõnaga, et uus e-mail. Aga mispärast siis et see raport siis seda asja nagu ei kajastanud ja miks siis raport siis jälle teatas, et minu kiri on blokeeritud, oleks võinud siis teada anda, et e-mail, millele te kirja saatsite, see on, ei toimi, et sõnaga, et ja oleks võinud siis anda ka siis kohe automaatselt nagu uue e-maili, mille peale siis kiri saata, aga seda asja nagu ei tehtud, sõnaga, et mispärast siis selliseid segadusi tekitada, ütleme niimoodi. Aga ega siis Tori vallavalitsusega seonduv, ega siis seal kiita ei ole siiski, eks ole, need asjad, nii et ütleme, et noh, Facebookis on olemas ju ka sellised lehed, eks ole, et Tori vallaleht, niisugune lehekülges on olemas ka, oli niisugune grupp nagu, et Tori julgus muutuda. Aga nagu tähendab, nii ühes kui teises lehekülje peal Illar Kohv kommenteerida ei saa, kirju saata ei saa, see on ära blokeeritud ja kohe vaatame seda asja üle. Niisiis, Tori vald. Tori valla teater, riigiasutus. Et siin on niisugune asi, et näed, et siin sa saad ainult, tähendab mina nagu saan ainult jagada asju või niimoodi, et siin on niisugused kohad nagu ära võetud, et ma midagi saaks kommenteerida või siis kirja saata siit, et mina kirja saata siit ei saa. Ja siis vaatame teist lehekülge. Ja sellest leheküljest, et Tori julgus muutuda, on saanud nüüd Tori kogukonnaleht ühesõnaga. Ja nii, et liikmed, et siin on näiteks moderaator on Erika Nõmm, eks ole, tema blokeeris mind juba jälle siin juba ammu juba selle Tori julgus muutuda lehelt ära, sõnaga, et ma ei saaks oma kriitikat avaldada, et sellised lillekesed või on nagu meil Tori vallavalitsuses nagu tööl nagu see Erika Nõmm ja tähendab, et et nemad nagu siis otsustavad, et mida siis vallakodanikud võivad siis jälle avalikult lehele kirjutada ja mida mitte, et siin nagu siis mind visati siit grupist juba ammu välja, sõnaga, et mina enam siin liitu grupiga enam vajutama hakka, et mul ei ole vaja liituda selle grupiga, sõnaga, et las nad siis aga teevad kogukond edasi, sõnaga. Nii et sellised lood siis ikkagi Tori valla nende lehekülgedega seal Facebookis, et
et kui sa ainult kiidad ja sõnaga, oi kui tore, kõik Tori vallas on kõik juhuhuu, toredad, kiidame, nagu lipukirju paneme edasi, et siis on kõik super, kõik on tore. aga kui sa ütled, et vaata, siin on viga, seal on viga, nagu öeldakse, kus sa näed viga laita, seal tule ja aita, aga alati see asi niimoodi ei kehti, et läheks aitaks, aga siis lükatakse sind eemale lihtsalt ja sõnaga, et kui sa probleeme kajastad, kriitikat teed, seda ei kannata keegi, eks ole, et siis on kohe nii, et blokeerime ära sõnaga, et Kohviller ei saa seal midagi kommenteerida sõnaga, et need vallalõutsikad ja sõnaga, et kes ainult kiita tahavad ja muud lolli mööda ajada, et no neil on sõnaõigus kui palju, aga ma väga harva neid lehekülge peale vaatan, et mind niisugune soust ei huvita üldse. Ja eks põhimine ongi see, et ma ei saa aru, et niisuguse lehekülje peal tehakse reklaami, ega oma kaubatooteid nagu müüakse, pakutakse müüa, et jälle see peaks ikka olema nagu natuke teise suunitlusega see asi. Nii et jah. Ja nagu see Tori valla teatajaga, eks ole, et see on ju ka alla igasugust arvestust tegelikult, et hea küll, ta on mõeldud, eks ole, nende valla volikogu teadete jaoks ja nende jaoks, aga midagi muud targemat võiks ka seal olla, aga sama targalt, kui ma postkastist selle lehe jälle 6 korra välja võtan, sama targalt ta nurka viskan või nii-öelda pliidi all või tule hakatuseks panen, et ega minust sealt lugeda küll mitte midagi ei ole. Et kui oli ikka, kui oli Tori vald oli nagu oma selle väiksemal kujul, nagu ta ennem oli, et ajaleht Kaldad oli, et oli ka 20 ja rohkem lehekülge, see on iga kuu, et ikka, ta oli küll mustvalge ja ta maksis ka midagi, aga enne ta võib olla mustvalge ja siis ta ees maksa, kui ikka seal ikka palju sisu, rohkem sisu sees on kui praegust, et praegust on seal mingid kaaned koos ja sõnaga värviline, aga kui seal nagu midagi tarka lugeda pole, et mis sa sitast ikka loed seda sõnaga, et eks muidugi neid lugemishulle on, kes kõiki asju loevad, aga mina ei kuulu nende lugejate hulka, et see peab ikka olema ikka midagi väga tähtsat, kui ma loen, et muu möla mind ei huvita. Nii et jah, sellised lood siis selle Tori vallaga, nii et nii ütlen mina Illar Kohv Piinavalt.